meeletu aeg, mu sees vaikne tee. Kadunud ööd mulle enam haiget ei tee. Tuules mu mõtted vaikivad veel, kannavad unistust, mis alles on veel. Mis alles on veel. Uus hommik mind ootab, uus aega päev. Ma sulen silmad ja tunnen, et jään. Lootus ja unistused tasa mind viivad, kõik uus on ees. Vahel tundub, et üks teekond saab läbi, aga tegelikult on see alles algus. Saaremaa jäi selja taha. Rannikutalu uks keerati lukku ja igaüks pöördus tagasi oma ellu. Agne naasis haiglasse, Elena oma nõustamiskabinetti, Säsil farmi. Ja Teet, tema ees seisis hoopis teistsugune lahing, kohtusaal ja minevik, mis ei tahtnud lahti lasta. Aga enne kui Agne ja Hanno Saaremaalt lahkusid, juhtus veel midagi. Kui nad auto juurde kõndisid, peatus nende kõrval teine sõiduk. Sellest astus välja Markus, Rannikutalu omanik ja Agne tuttav. Sa juba lähed? Küsis Markus rahulikult. Agne noogutas. Praegu jah, aga ma tunnen, et see lugu ei ole veel läbi. Markus vaatas korraks talu poole. See ei ole kunagi olnud lihtsalt üks maja. Need sõnad jäid Agnele meelde. Kõik justkui jätkus sealt, kus enne pooleli jäi. Aga miski oli muutunud. Agne jaoks ei olnud Saaremaa lihtsalt puhkus. See oli kohtumine millegagi, mis oli temaga seotud rohkem, kui ta oskas arvata. Ja üks küsimus jäi vastuseta, kes oli see mees, kes jooksis Rannikutalu hoovist metsa? Vastus hakkas tasapisi lähemale tulema. Kõik sai uue suuna haiglakoridoris, kus Agne kohtus Aleksiga. See ei olnud juhuslik kohtumine. Aleks, mida sa siin teed? Küsis Agne vaikselt. Aleks hingas sügavalt sisse. Matilda ei saa enam üksi hakkama. Ma tõin ta siia. Ta ei jää üksi. See ei olnud lihtsalt lubadus. See oli otsus. Agne nägi seda. Samal ajal avanes Elena kabinetis uus lugu. Uksest astus sisse noor tütarlaps. Kätlin, ütles ta vaikselt. Juba esimestest hetkedest oli selles kohtumises midagi tuttavat, nagu peegeldus minevikust. Ma tean, et te suhtlete mu isaga, ütles Kätlin otse. Ja siis peaaegu sosinal. Mu ema ei ole see inimene, kellena ta ennast näitab. See oli algus. Õhtu Elena köögis algas rahulikult, kuid õhus oli midagi seletamatut. Agne ja Elena istusid laua taga. Teet helistas, ütles Elena. Ta peab nädalaks Rootsi sõitma. Agne jäi mõttesse. Hannoga samal ajal. Ta tõstis pilgu. Kas sulle ei tundu see kahtlane? Elena muigas kergelt, kuid mitte enam nii kindlalt. Agne haaras telefoni. Küsime Säsililt. Telefon helises. Säsili hääl kostis lõbusalt, aga selles oli midagi enamat. Agne, kui ma ei teaks, siis ei usuks ka. Aapo läks Saaremaale tagasi. Mis asja? Agne pilk kohtus Elena omaga. Ta tahtis selgeks teha, kas Birgit on Kirstu tütar või mitte. Ja kui ei ole, siis pidavat juured mulda ajama, lisas Säsil naerdes. Agne pani telefoni ära. Ahaa, nüüd on kõik selge. Aga samal ajal teises loos oli Kätlin jõudnud piirini. Mis järgnes, ei olnud enam lihtsalt tüli. See oli lõpp. Hommikul helistas ta Teedule ja veidi hiljem istus ta Elena köögis, käed süles, pilk all. Siis tuli hetk, kus kõik muutus. Kätlin tõstis pilgu. Ma pean selle loo ära rääkima. Agne ei katkestanud. Kätlin hingas sügavalt. Ma käisin Saaremaal. Ema sundis mind minema. Tädi Reeda ema juurde. Linda juurde. Vaikus. Ma pidin naabruses olevat suvila elanikke hirmutama. Ta hääl värises kergelt. Aken sisse visata, auto kapotile seapea panna, terrassile verd kallama. Elena hing jäi hetkeks kinni. Ja siis tuli auto, jätkas Kätlin. Mees jooksis mulle järele, aga kätte ei saanud. Agne pilk teravnes. Kõik loksus paika. Linda maksis mulle 100 eurot, aga ema ei tea seda, lisas Kätlin vaikselt. See ei olnud enam kahtlus. See oli tõde. Samal ajal Saaremaal leidsid Teet ja Aapo mehe, kes tunnistas sama teo üles. Liiga kiiresti, liiga täpselt. Ja just see reetis ta. Mees oli saanud kirja lubadusega 100 eurot ja juhistega, mida teha ja mida rääkida, kui ta vahele jääb. See ei olnud enam juhus. See oli lavastus. Niidid viisid Lindani, aga tegelik algus oli Diana. Tema oli see, kes otsustas, et tõde ei tohi päevavalgele tulla. Ja et tema tütar ei tohi sattuda kahtluse alla. Aga tõde tuli ikkagi. Vaikselt, samm-sammult, kuid kindlalt. Saaremaa jäi lõplikult selja taha. Teet ja Hanno sõitsid tagasi mandrile. Ainult Aapo jäi veel hetkeks paigale, mitte juhtumi, vaid Birgiti pärast. Elena majas oli vaikus.
Aga see ei olnud enam raske vaikus. Agne ja Kätlin istusid diivanil. Nad ei rääkinud enam minevikust. Mis sa edasi teha tahad, küsis Agne rahulikult. Sügisel lähen sotsiaaltööd õppima. Vastas Kätlin. Aga mul ei ole kuskile minna. Agne jäi hetkeks mõttesse. Siis ta ütles, mul on linnas maja, tühi, sa võid sinna minna. Kätlin vaatas talle otsa. See ei olnud lihtsalt pakkumine. See oli võimalus. Uus algus, mida ta polnud julgenud isegi ette kujutada. Kui Kätlin sellest Teedule rääkis, ei olnud temas enam kahtlust. See on Agnest väga vastutulelik, ütles ta rahulikult. Ja mina toetan sind. Mõni päev hiljem seisis Kätlin uue ukse ees. Koos Agnega. Seekord ei olnud ta põgenemas. Ta astus sisse. Jätkub.